Tere, mina olen Palle autoringlusest ja täna vaatame üle sellise auto nagu Kia Ceed, mis on ühtlasi ka müügis. Autoringlus.ee lehelt saab seda vaadata. Tegu on automaatkastiga, diiselmootoriga, 2009 aasta Kia Ceediga. 277 000 sõitnud, hooldusajalugu olemas, hooldusraamat olemas, kõik sissekanded tehtud ilusti. Soomest pärit. Näitan hiljem täpsemalt hooldusraamatu sisu. Aga vaatame nii kaua autot väljast. Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still have it like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Tase on paigas, maksimum. Ja värv tundub ka täitsa ilus. Nii, vaatame natuke siin veel ringi. Autode mootoreid ma üldiselt ei pese, sellepärast et alati tekib kahtlus kohe, et miks pesid, kas on midagi varjata. Palju küsitakse seda. Siit ma näitan nii palju, kui näha on. Mina siin ühtegi mingisugust lekke kohta ei näe. Ja paneme mootori käima, laseme mootori häält ka. Täiesti normaalne hääl, mingid kõrvalhelisid ei ole kuulda. Panen auto käima, vaatame, kuidas ta käivitub ja millised tuled süttivad, millised kustuvad. Kõik peavad kustuma, kui auto käima läheb. Käivitub kiiresti. Külmalt läks ka kiiresti enne käima, mingisugune vähem kui sekundiga. Läbisõit 277 375. Tühikäiku hoiab, tühikäik ei kõigu. Mootori temperatuur, natuke on jõudnud soojeneda. Tuled. Ja udutuled. Nii, vaatame, mis meil siin keskkonsoolis toimub. Ventilaator, erinevad režiimid, töötab, kliimanupp. Eeldame, et töötab, hetkel on nii külm, et seda külma poolt küll on raske kontrollida. Tagaklaasi soojendus, istmesoojendused. Raadio. Nii, siin on meil nii-öelda autokompuutri nupud. Eeldame, et need ka töötavad. Mis meil siin toimub? Tagumine kojamees. Paneme tagaakna soojendusega sisse tagasi. Siis on meil siin... see on esimeste kojameeste intervalli reguleerimine. Siin on aken natukene jääs. Sai just pesulas käidud. Kojamehed töötavad. Paneme erirežiimid ka. Kiire. Aeglane.
raadionupud. kampaania.škoda.ee Siin on püsikiirushoidja, seda proovime maanteel. Signaal töötab. Peeglid töötavad, aknad. Aknad töötavad, tagumised aknad on väntadega. See on udutuli. Siin on hooldusraamat. Selline Soome kirjadega. Hooldusvälp sellel autol on 20 000 kilomeetrit. Ja vaatame siia sisse. Siit ta siis algab. On näha, et algus on Soomest. Kohe esimene hooldus Espo. 20 000, 33 000, 57, 80, 97, 121, 132, 146, 165, 195 ja lähme edasi. 217, 234, 251, 274 000 ja 274 000 on, siin on veel eraldi mõned õlivahetused, ühesõnaga 274 000 on siis 3000, täpselt 3000 kilomeetrit tagasi ja 31. august 2020. Et see on küll praegu peegelpildis, aga on aru saada. Ja on vahetatud ka pidurivedelik tavahooldusele lisaks ja automaatkasti õli, mis on iseenesest väga oluline asi. Tiirutame natukene siin ERMi taga parklas ringi. Nagu ma ka eelmises videos olen öelnud, siis siin on väga hea proovisõidurada. Siin on hästi treppis, hästi aukus ja teeme mõned testid kiiresti siin ära. Ma panen puhuri kinni ja jään ise ka vait. Ma keeran rattad ühele poole välja ja teisele poole välja. Poolteljed kindlasti mingi traginat teha ei tohiks. Ilmselt oli kuulda, et oli vaikus. Proovime käsipidurit. Nii, käsipidur peale. Auto jääb kohe seisma. Kohalt ära läheb raskelt. Rohkem ei piina, käsipidur võtab väga hästi. Ma võin teist korda veel teha niimoodi, et ma tõmban väikese hoo pealt käsipiduri peale. Nüüd. Ja me seisame. Käsipidur väga hea. Sõidame nüüd mööda seda auklikku rada. Ja ma jällegi ei räägi. Igasugused hääled peaks olema ilusti kuulda, kui neid on. Ausalt öeldes palju kiiremini siin sõita ei taha, see on päris julm, mis siin on.
Jätkame proovisõiduga linnakiirusel. Panen nüüd puhuri tagasi käima, muidu lähevad aknad uduseks. Sõidame linnakiirusel, kiirendame, pidurdame, vaatame, kuidas auto käitub. Ja siis, nagu ikka, lähme maanteele. Õige proovisõit on tegelikult maanteel kindlasti ka, nagu ma ka varem olen öelnud. Hetkel sõidame siin ERMi ees üle nende lamavate politseinike suurte. Tavaliselt, kui autol on mingi amortides midagi, veermikus midagi, siis need on ka kohad, kus kindlasti see oleks kuulda. Hetkel ei ole ma mitte midagi kuulnud. Ja alates 2013 olen ma tegelenud sellise projektiga nagu Automaakler. Ja Automaakler on ettevõte, mis teeb autodel ostueelseid kontrolle. Ja sellest on mul see külge jäänud, et ma kõiki oma autosid, mida ma müün, ma ise kontrollin enne. Et ma reaalselt ka teen seda, et ma reaalselt sõidan nendega, proovin erinevates oludes ja kui ma midagi leian, siis ma teen need asjad korda. Ja omad erandid on muidugi. Erandid eelkõige puudutavad siis väga odavaid autosid nii-öelda seal, ütleme 1000 eurot ja ka selliseid tuleb müüa aeg-ajalt. Sõidan hetkel maantee kiirusel ja ma kuulen veits tagant tundamist. Ma vahetasin just rehvid veidi aega tagasi. Ma ei ole talverehvidega taga maanteel veel sõitnud, aga natuke tundub, et äkki on üks rattalaager ikkagi vaja ka vahetada. Ta käis küll töökojast läbi, aga ma kardan, et võib-olla jäi 2 silma vahele. Ehk siis hetkel, kui ma seda videot teen, tõenäoliselt on tal üks puudus, aga ma teen selle korda. Tõenäoliselt juba homme, võib-olla ülehomme, et selle pärast muretsema ei pea. See ei ole suur asi. Kui kellelgi läheb rattalaager autol, siis selle vahetus on mingi 2 tunni töö, mitte rohkem ja varuosa ise on ka odav. Et mulle tundub, et sealt tuleb natuke liiga palju häält. Teeme veel mõned põhiprotseduurid siin kaadris ära, et paneme püsikiirushoidja näiteks tööle. Nii. Mu parem jalg on siin. Ja vasakuga võib ka gaasi anda, aga ei anna hetkel gaasi. Ma panen nuppudest. Aeglustan, kiirendan. Käiguvahetused väga okei, värskelt õli vahetatud, hästi pehmelt vahetab käike, mingeid jõnkse ei tee. Pehmelt vahetab külmamootoriga, soojamootoriga, maanteelinnas igal pool. Et kast on väga, väga heas korras. Mitte, et muu auto ei oleks, kogu see auto on väga heas korras, välja arvatud. Võib-olla on üks rattalaager vaja vahetada, nagu ma ütlesin. Teeme ühe pidurduse ka, vaatame, kuidas pidurdamisel käitub. Teeme järsema. Väga okei. Ja pidurdamisel ei tohi mingit värinaid vibratsioone tekkida ja ei tohi järsult kiskuda kuhugi. Laseme roolist lahti, vaatame, kuidas ta enda kurssi hoiab. Hästi natukene läks lõpus vasakule praegu. Teeme ühe korra veel. Tee ei ole praegu ka sirge. Ja siin on enam-vähem proovim. Endiselt olen oma vööndis. Nüüd ma võtan kinni. Nüüd vajusin paremale joone peale. Tundub, et hoiab ilusti. Ühesõnaga, see auto on autoringlus.ee lehel müügis. Kuulutus on ka auto 24. Hinnaks on 3900 eurot. Üks oluline asi, tal on veokonks ka. Ma ei tea, kas enne jäi video peale ilusti, aga tal on ka veokonks olemas. Ja veel oluline asi, loomulikult nagu ikka Soomest tulnud autodel, on tal eelsoojendus, DEFA eelsoojendus, mis tähendab seda, et vooluvõrgust saab automootori üles soojendada.
paned kodus stepslisse auto ja ta soojendab mootoriploki ja kõik mootori ülesse. Ehk siis saab hommikul sooja autosse istuda. Soomes hästi populaarne. Enamustel autodel on eelsoojendus peal. Selle auto saamislugu ka selles mõttes huvitav, et jah, ta on Soomest pärit, ta on ka oksjoni auto. Sain ta niimoodi, et ise ei olnud näinud ja liiklusregistrist eemaldatud. Ja mul on olemas pildid ka autost Eestisse jõudes ja nii-öelda Soome kuulutuse pildid. Et seal on selgelt näha, et pildi pealt põhimõtteliselt kahju ei ole tuvastatav isegi mitte. Et see oli nii olematu. Ja mis tema kahju siis oli, tal oli siis eest oli iluvõre ja kapoti vahele oli mingi asjaga õrnalt saanud pihta. Kapoti serv oli mingisugune reaalselt nii palju painutada saanud ja iluvõre ma vahetasin välja, sest tal oli kinnitus mingi paar, kas ülemised kinnitused või sealt oli veits katki, et panin uue iluvõre, muud mitte midagi ja see on siis Soomes on selle kohta siis märge, et liiklusregistrist eemaldatud. Aga kui keegi on skeptiline, siis selle jooks on mul olemas tõestusmaterjal. Läbisõitu ka on lihtne tõestada, hooldusraamatuks, aga täna on Maanteeamet tegelikult avastanud mingisuguse koostöövõimaluse Soome riigiga ja kui autod on Soomes 4, 5, 600 000 sõitnud ja need tulevad Eestisse, siis Maanteeametisse ilmub see Soome läbisõit ka. Et see on näha ja neid autosid on tekkinud muide päris palju järelturule, et eks ikka Soomest toodud autodel, nagu üldse importautodel on selle koha peal natuke nagu kehv maine, et need läbisõidud ei kipu õiged olema ja noh, eks siin ärimehed on seda teed sillutanud, et seda läheb, ma arvan, veel aastaid, kui inimesed hakkavad uskuma, et importauto läbisõit võibki olla õige. Loomulikult erandiks me saame võtta mingid kallimoodsa autod, aga nagu tavaliselt ma üldiselt räägin autodest 1 kuni 10 000 hinnaskaalal. Sellel skaalal on ikkagi keritud autosid turul väga palju. Endiselt veel kahjuks. Ja kui sul on huvi selle auto vastu, siis võta julgelt ühendust, helista või kirjuta autoringluse kontakti peale, mis on siis 56222 või autoringlused@gmail.com ja pöördu julgelt. Meil on ilmselgelt hästi sõbralik klienditeenindus. Mina isiklikult võtangi selle kõne vastu, mul ühtegi abimeest hetkeseisuga ei ole ja vastan hea meelega kõikidele küsimuste ja videokirjelduses all, vaata natuke allapoole, on viited minu poolt kirjutatud artiklid, mida küsida automüüjale helistades, see on ka väga oluline, juba telefoni teel, mida sa talt küsid, kuidas teha enne ostuproovisõitu ja veel kasutatud auto ostu ja müügi etikett. Nii nagu müüjad saavad olla ebaviisakad ja vastikud, ebameeldivad, seda saavad tegelikult olla ka ostjad, et võtke see aeg ja lugege see läbi ja te saate oma autotehingu palju paremas õhkkonnas tehtud, olenemata sellest, kellega te selle teete. Et on mõned kirjutamata reeglid, millest võiks kinni pidada ja mida iga automüüja hindab ja samamoodi on see artikkel ka automüüjatele, on kirjutamata reeglid, mida auto ostjad hindavad. Et võtke see aeg, vaadake sinna alla ja lugege need paar artiklit läbi, teie autoostuprotsess muutub palju lihtsamaks.